Tere kuulama muusikanõunike podcasti siin Delfi meediamaja päikelises stuudios. Näed, ma ei suuda iial seda päikelises. Näed, päikeselises. Päikeselises. Jah, vaat see on see, kui pinget ei ole, siis tuleb välja ja nagu vaata need inimesed, kes kokutavad. Laulda suudavad, aga rääkida ei suuda. Igal juhul stuudios on Merit Maarits ja Siim Nestor, muusikakriitikud ja loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja ühtlasi täname meie toetajaid Converse Eesti. Ma vaatan, et Siim, sinu konversid näevad juba suht sussid välja, et sul on vist uusi vaja. Ja minu omad on ka värviga koos. Ja samuti Tepsli ja muusikalinn Tallinn. Aitäh, et panete õla alla. Nii me saame siin seda saadet teha. Siim, popmuusika maailmas uudiseid on? Üks maailma tuntumaid muusikakriitikuid, kindlasti ka Eestis üks tuntumaid muusikakriitikuid. Simon Reynolds annab kohe uue raamatu välja, mis tundub mulle väga huvitav praegu siin suve alguse muusikauudiste seas. Ta on kirjutanud, ta viimased 20 aastat peamiselt kirjutabki raamatuid, harvemini kuhugi artikled, aga neid tuleb ka välja ja siis ta kirjutab Ülikolis õppejõud ka. Jah, nähtuste ja žanrite kaupa. Ta on kirjutanud reivist, elektroonilisest tantsumuusikast, ta on kirjutanud post-punkist, ta on kirjutanud glam rockist ja nüüd midagi võib-olla oli veel vististi ja nüüd uus raamat räägib rocki uuesti sünnist või ümbersünnist 80-ndatel, kui tekkisid shoegaze, grunge ja slack rock või slap. Aga ta ise räägib ikkagi sellest raamatust kui shoegaze'i raamatust. Jah, aga need teised žanrid on seal ka sees. Vahepeal astusid sinna shoegaze'i mõjualasse, ütleme siis nii. Ja siis ta ma enda Facebooki seinal, ta praegu nüüd postitab väga aktiivselt, siis seal on tihti tema postituste all on arutelusid, et kas näiteks Ensemble One Dove on ikka käsitletav kui shoegaze'i artist või mitte. Ja siis Eestis on siin huvitavalt alanud see suur kauaoodatud suvi, kus on igasugused suured ja väikesemad välisüritused muusikaga ja üks korraldaja, kes oli plaaninud 4 suve alguse kontserti suurt, on ainult üks toimus, järgmisel võeti 2 peaesinejat maha ja need 2 järgmist jäid üldse toimumata ja korraldaja ise on kadunud. See on nagu tuuguik starti asi. Selle oli tuuguik start, võeti maha, noored ja näljased võeti kavast maha kui liiga kallid ja korraldaja ütles enne kui ta päris ära kadus ühe kommentaarina, ta ütles, et väga huvitav, aga inimesed ei osta enam pileteid. Suvetuuridele. Jah, need sellised suured kontserdid mitme artistiga ongi tänapäeval Eestis väikelinnades nende suvetuuride asemel põhimõtteliselt. Lisaks siis sellele, et toimub üle Eestimaa suvel ka sellistes väikesemates kohtades selliseid nunnumaid kontserte mingites kultuuritaludes, sadamates ja nii edasi, aga jah, need kuidagi on sellised suurüritused on just kui mingisugune nähtus, mida praegu tehakse. Ja ta ütles, et enam inimesed ei osta pileteid, aga kas see tõesti nüüd päriselt nii on? Loomulikult Eestis võib rolli mängida ilm, võib-olla on kehvasti turundatud, võib-olla need artistid kõlavad mõeldes, et kui seal olid noored ja näljased ikkagi ka kaasatud, et siis see põlvkondlik probleem ei olegi. Kerma Murel oli. See on ka vist ikkagi noorte pigem. Jah, et naljakas, et kas tõesti siis, mis naljakas? Et huvitav küsimus, et kas tõesti siis ei osteta pileteid, aga eks sellest räägivad ka teised korraldajad, et piletimüügiga on
tänasel aastal nagu ta on ja ma nagu olen aru saanud, siis ainus asi, mis müüb, on ansambel Sadu, kelle laivid müüakse vist üsna kiiresti siin ja seal välja. Tahaks ise Sadu olla. Ma ikka aeg-ajalt mõtlen selle peale, et tahaks leiutada midagi sellist, mida on kõigil vaja ja tundub, et Sadu on leiutanud Eesti rahvale muusika. Mul õnnestub vist suvel olla Sadu soojendusesineja. Kuskil pulmas ma pakun? Ei. Kuskil festivalil lausa? Ei. Firma Peoloki. Sadu kontserdil Kärdlas augusti alguses. Ei tii, pagan. Ma siuke elevus no ma loodan, et mängid siis seda kõige sensuaalsemat R&B-d. Ei, seda kõige teravamat räppi, mis sulle meeldib. Ja kõige ropemat või ropumat. Merit, kuidas sul läinud on? Sa oled nüüd päevatööl jälle. Muusikat üldse on aega kuulata enam? Nüüd on isegi rohkem saab töö juures teha. Ei, ma ei ole siin kusjuures Delfis kuulanud, aga kuidagi ülejäänud aeg, mis ma kodus olen, siis on paremini planeeritud. Kuulasin vahepeal võib-olla siis nagu nimetamist väärivate asjadena ära Kim Petruse albumi ja Horse Girli albumi, mis jääb sinna digipopi, mis mulle võib-olla sageli üldse nagu niimoodi meeltmööda ei ole, aga minu arust on mõlemad mitmekülgsed ja huvitavad albumid. Vahepeal oli Anders Meltsi 50. sünnipäev. Nägin seal bändi, kes on vist 3 aasta jooksul 3 korda üles astunud, see oli nende 3. live, siis see oli vist osaliselt Intrepidi liikmetest koosnev Underville, mis jättis mulle üllatavalt sügava mulje. Post-rock võiks selle kohta öelda, aga ta ei ole seda, et see oli siuke sulatuspott. Simo oli ka seal või? Ei, Intrepidi laulja, tema vend, siis trummidel tüüp, kes tegi Skoonele video, ma ei tea, ma võin seal niimoodi süksid analooge tõmmata. Mis sa veel küsid? Ei, väga hästi, ma lähengi hea meelega meie külalise juurde. Mul on hea meel tervitada meie stuudios Kadri Voorand, tere! Tere! Palju õnne uue albumi puhul! Võtan selle õnne kõik vastu. Tundub, et albumil läheb hästi, sest et enne saadet meil oli ka väike fotosessioon ja fotograaf rääkis enamuse aja. Ja kusjuures nägid ka rohkem vaeva. Ta küll tegi oma tööd kiiresti, aga nägi vaeva rohkem kui tavaliselt. Viis meid stuudiosse, muidu me siin samas koridori peal teeme pilti. Ja tundus, et tegemist oli ikkagi nagu päris fänniga kohe. No tasus seda plaati siis teha, et saime nagu parema pildi ka selle. Kohtud sa tihti selliste fännidega, vist ikka, sest sa oled ju põhiliselt ikkagi, eks ju, lavaartist, esineja. Jaa, see on mu põhitöö, seda ma valdavalt teen ja mulle ka meeldib kohtuda, et ma igal kontserdil saan rääkida kuulajatega, kes siis on rohkem salvestistele ennast pühendanud ja kes vähem, aga selline publikuga vestlust pidamine ka vahel väga pikalt isegi on midagi, mida ma ausalt öelda naudin. Aga selle plaadi sa tegid ikkagi, ma saan aru, suurest vajadusest, eks ju, et ikkagi plaat peab ka olema ja siis lugesin, et ta veel kuidagi on aidanud sind ja siis sa loodad, et sa aitaks ka teisi, et sa oled väga hästi ette valmistanud, tänaseks oled alati lugenud põhjalikumalt. Tavaliselt ei ole. Okay. ei, aga lihtsalt see on huvitav, et võtad siis sellise teraapilise tegevusena oma albumi tegemist? Jaa, muidugi albumi tegemisel on väga palju erinevaid protsessi, komponente, neist mõned on vähem nauditavad ka. Kui mõtled seda, kui sul oli see tore partner seal Mälgand. No, tema on tore, ma olen temaga bändi teinud, tema on super. Ta on äärmiselt tore partner, kellega parim bändikaaslane. Parim, tõesti. Kui keegi üldse väärib parima bändikaaslase tiitlit, siis tingimata Mihkel Mälgand on see mees. Aga albumi protsessi juures tõepoolest kõige olulisemaks osutus vajadus nende laulude puhul saavutada mõju iseenda üle, emotsionaalne mõju. Ma seadsin ka üsna teadlikult, võib-olla ma olen alati seda eesmärki endale
ette pannud, aga seekord ma tegelesin teadlikumalt sellega, et kuidas seda ikkagi päriselt teha, nii et ma saan tulemit ka nagu endale lahti selgitada. Ja ma võib-olla laskusin rohkem sellest, et üleüldse kas või inimese kõnes, et tuua paralleele inimese kõne ja muusika vahel, et mida intensiivsusega teha saab. Et mida saab hääle ja tämbriga teha, et kui sa siin räägid rahulikumalt ja vahel sinu hääle sageduseks tõuseb, siis võib nagu aimata, et missugust mõju see sinu saatekaaslastele avaldab. Et see sama on muusikaga, et võib kuulata muusikut hästi teadlikult ja seda me alateadlikult kõike teeme. Et ma ei tea, keegi läheb kõndima või jooksma, siis ta tahab ennast tunda, ma ei tea, ilusana ja võimekana, siis ta paneb mingi tantsulise loo, mis talle on tuttav ja see töötab. Aga ütleme, et on rohkem ja sügavamaidki versioone, kuidas muusikat enda kasuks tööle panna ja seda juba komponeerimise astmes. See on huvitav. Ja sa laval olles ma tean, et sa oled hästi intensiivne. Sest et ma mäletan, et isegi telekas siin näinuna, siis minul oli see tunne, mis oli nendel noortel punkaritel Kate Bushi näes, et nad kartsid seda. Oleneb, millal sa mind nägid viimati. See oli suhteliselt ammu, jah. No vaat, ma olen päris palju ikkagi aja jooksul muutnud oma... Ja, aga ma kujutan ette, et see, mida sa seal stuudios otsisid, olidki siis see, et see samane tunne nii-öelda salvestusele või nii-öelda linti saada. Mitte päris, ütleme, et seal ei ole nagu üks tunne, et ma arvan, et ütleme, kui sa sattusid mind tegema 20. eluaastates, siis seal päris palju valitses sellist intensiivsust, ütleme, et teemade, erinevates teemakategooriates, mis on intensiivsemad emotsioonid. Ja 30. eluaastates olen ma nagu iga aastaga, ja neid aastaid siin 30. on nüüd juba veedetud, et mitte öelda, et see hakkab nagu läbi saama, on iga aastaga pigem on see toon ja tämber otsinud ütleme, et hellematest ja õrnematest kohtadest seda kõla ja minu püsifännid on juba aastaid tagasi märganud, et ma laulan täiesti teise häälega täna. Aga seda tingib, mina ei lähtu niimoodi, et ma valin mingi tämbri või hääle, vaid ma üritan kuidagi show'd teha, vaid minu teemad on vahetunud. Kui ma tahan rääkida armastusest ja ma ei tea, seksist, siis ja kui see minu puhul pigem on väga õrn ja hell lähenemine nendele teemadele antud laulude kontekstis, siis ilmselt ta kõlab ka vaiksemini ja pehmemalt. Ja praegu mind ei ole nii palju enam huvitanud see nagu vaata mind tüüpi sõnum. See on kuidagi see ammendas ennast mingis mõttes nagu ära seal varasemas perioodis. Aga millal sa oma hääle üldse avastasid? See ei olnud ju niimoodi, et üks hetk küll, kuule, see laulab päris hästi, et sul on hääl on ikkagi kõige olulisem asi sinu puhul, tundub mulle. Vaat see on huvitav, et sa niimoodi nagu ütled, ma ise ennast nagu lauljana professionaalses mõttes ei näinud, kuna mulle tundus, et ma niikuinii laulan kogu aeg, et mis ma sellest professiooni veel teen, et siis ma laulan äkki liiga palju. Aga kujunes ikkagi nii. Vana sa olid? Ma olen kogu aeg laulnud, aga klaverit olen ma ka kogu aeg mänginud. Et nii kaua, kui ma ennast mäletan ja 2 alates ma ennast mäletan, siis ma olen klaveri taga istunud ja komponeerinud. Ja see laulmine on nagu alati olnud osa sellest. Aga hääl, ja see ühesõnaga tuli sul loomulikult, et sa nagu hakkasid häälega tööle juba põhimõtteliselt 3-aastasena juba häälest ei laulnud lihtsalt laule, vaid laulis nüüd laulja. Ei, seda ei olnud. Ma arvan, et ma häälest mõtlema ja üldse häält lahti mõtestama hakkasin ikkagi alles muusikaakadeemia õpingute lõpu otsas. Et see, või kusagil seal keskel, et enne ma tegelesin ikka rohkem komponeerimise ja või sellest nagu arusaamisega, et aga see hääle teema, aga kui see siis ühel hetkel minu teadvusesse jõudis, et mida üldse psühholoogiliselt häälega on võimalik teha, siis sellest hetkest kuni tänaseni jagub seal nagu uurimisruumi
aina, mulle tundub, et mida rohkem edasi lähen, seda rohkem selgub, et on veel minna. Sul võib tõenäoliselt olla see probleem on vist vale selle kohta öelda, aga kuna sa oled populaarne, eks ju, et siis ei no tore, kui mis tore, mis mitte isegi, aga me kõndisime korra koridori peal ja juba olid austajad platsis, eks ju, et kui juba hääl on, siis tahaks selle häälega igast pulli ka teha, eks ju, aga et sinul on ikkagi publik natukene hakanud, ma eeldan, kui inimene on, kellel on palju publikut, eks ju, siis seal tekib ka mingid teatud ootused, eks ju, ja ei taha ju neid nii-öelda alt ka vedada, eks ju, et kuulge, et ma nüüd, ma mäletan Riho Sibula juubelit, kui ta oli 50 sai, tuldi sellest seal mõnda aega vabalt ja siis osa sünnipäevalised, kuule, tee nüüd mõni normaalne lugu ka sealt lava pealt. Tahaks nagu tema väänaseks ju mingit New Yorgi noisi sealt välja ainult. Et sa seda tunned ka, et publik mõjutab sind võib-olla rohkem nii-öelda vaos olema. Ma olen tundnud seda varasemalt päris palju, aga ma ei teadvustanud seda varem, et on ootus, millele ma nagu alateadlikult üritan vastata. Aga juba päris mitu head aastat tagasi ma kuidagi see muusika hakkas mul minema sellest keerulisest aina lihtsamaks ja leebemaks. Ja ma ei tea, kas sellest on, varsti saab 10 aastat, kui üks minu tõsine Soome ülesradiofänn, kes nagu kuidagi mind sinna Soome jälle ka nagu soovitas ühele ja teisele festivalile. Siis ütles, et tema meelest nagu siis ma hakkasin tegema eurolaule, Kadri Kate Eurovision Song Contest Crap ja mingi, kus su muissa. Pane hullu ikka. Aga ma ei allunud tema korraldustele ja olen läinud selle viimase 10 aastaga veel oluliselt ka edasi, et pigem nagu ühe tonaalsusega lugudesse üleüldse ära. Ja ma arvan, et nagu praegu on see periood lihtsalt ja mulle meeldib ja ma laval kuidagi virtuoossust ju džässifestivalil justkui oodatakse, aga ma olen kuidagi tunnen, et ka psühholoogiliselt saanud nagu sellest künkast nagu kuidagi üle, et ma ei rahulda seda osa ka praegu, et ma ei ürita nagu kuidagi ma kuidagi lihtsalt ei viitsi, ma olen seda teinud, see on minu jaoks nagu igav näidata nagu mida kõike ma võin improviseerida, et on juba improviseeritud ka, ma endiselt improviseerin, aga nüüd on selline mõnus loo jutustamine lihtsas kohas. Plaadi peal sul on ka Imagine'ist oma versioon. Idee poolest saaks ju päris hea plaadi, kus tulevad järjest sellised nii-öelda kivikõvad klassikud, aga hoopis sinu võtmes. Selle peale ei ole plaadifirma öelda, et kuule võiks teha juba hästi müüksime, eriti jõuluda. Ma arvan, et see oleks tegelikult hea mõte. Okei, aga ei ole mõelnud seda? Ma olen mõelnud, ma pole lihtsalt jõudnud selleni, aga mul on nii palju ideid, mida kõike, missugused plaadid mul ei ole järjekorras. Aga tegelikult Beatlesite laulude plaat on mul mõttes olnud ka, kuna aga ma mõtlen, mul on veel mitmeid olnud mõttes siin, et kas ma jõuan kõiki neid teostada. No äkki jõuan. Mis New Yorgis tegid? New Yorgis ma käisin ausalt ütelda inspiratsiooni sisse ahmimas, suur linna lõhna sisse hingamas, sellepärast, et mul oli tuur Saksamaal ja siis ma käisin veel Poolas ja Eestis niimoodi vaheldamisid lendasin, perifeerias igal pool oli. ei, kõik see nagu andis nagu väga palju mõtteid. Siis korraga tekkis üks prompt saada nagu sellest New Yorgist ka osa, et seal olid ka inimesed tahtsid teha väikest kontserti ja kõik mängis selle välja, et ma üks prompt võtsin ja lendasingi ja andsin kontserdi New Yorgis, aga peamine eesmärk oli siiski seda maailma mastaapi endale meelde tuletada, mida mulle meeldib teha, et ma kuidagi vahel, ma armastan siin elada ja siin olla ja olla mere ääres ja metsas enamus aega. Aga New Yorgis, kui käid igal õhtul kontserdile ja jalutad mööda neid tänavaid, siis see tuletab nagu meelde, mis tasemel maailm, mis need äärmused on, mille vahel ma liigun. Aga sa tunned ennast seal hästi? Pean tunnistama, mulle ikka see linn väga meeldib. Ja. Sest et minule ka tuleb aeg-ajalt jälle meelde see, kuidas üks New Yorgi tüüp tuli meiega kaasa Saaremaale jaanitulele.
ja Vaeseke, Siim vist oli ikka seal pundis tookord ei olnud. Vaeseke läks ikkagi täitsa endast välja seal, kui selgus, et ta peab olema metsas ja juuakse 45 kraadist mingit jooki nimega vodka, nagu ta ütles, ja et lähim bensujaam on see on üleüldse kinni, et hoolimata sellest, et see on mingi 20 kilomeetri kaugusel, siis Vaeseksel läks ikka juhe täitsa kokku. Ja et inimesed istuvadki lõkke ääres ja kui räägivad ja siis niimoodi on seal metsas. Et see mõjus halvasti inimesele. Või siis, et juhe lihtsalt vajus lahti hoopis. No, ta oli oma pundartarjanud. Liin oli täiesti endast väljas ja siis lõpuks lihtsalt istus niimoodi, vaatas tühja kohta, täitsa kahju oli kohe. Olgu, me hea meelega räägiks veel edasi, aga me peame ju hakkama kuulama muusikat. Ja muusika on meil ikka Eesti ja mitte Eesti vaheldumisi, hindeid anname 1-10. Pombillas ja saadame Siili Aafrikasse. Siim, eelmise saate lõpus sa ütlesid, et sinu lemmik Eesti lugu ei tulnudki, et kas nüüd tuli siis lõpuks ära, et see Eesti pop lugu? Aitäh, Raul. Tead, kelle lemmik lugu see on? Ma eelda, kelle lemmik see lugu see on. On üks tüüp, kellele seda sorti maailma muusikaga tehtud suvised paila lood väga meeldivad. Koit Raudsepp. Koidule meeldib see kindlasti. Ja, see on tema lemmikmuusa. Minust ta iga suvi õiskab, kui mingi taoline lugu välja tuleb ja siis ta mängib terve suva seda oma saadetes.
aga see on jah, ma ei ole varasemalt kuulnud, et see Sahara rock oleks Eesti muusikas mingi jälje jätnud. Huvitav, et seda tegi nüüd siis Bombillas, mitte mõni teine bänd ja see instrumentaalosa, see oli tegelikult haarav. See, mis seal selles Sahara põhjapoolsemas osas selle rockiga tehtakse, et ta muutub selliseks hästi hüpnotiseerivaks gruuviks, haarab su meelemõistuse enda külge ja sa tiirled selle küljes. See töötas siin väga hästi. Ma ei jõudnud nagu virisema hakata, et äkki ta on nagu liiga ilusa soundiga, et seal üldiselt oleks see veits tolmusema soundiga on, et seal bändid või ei, tegelikult vist ikkagi on seal sellised päris õigeid stuudiotes tehtud asju ka ikka tänapäeval küllaldaselt, ja. Aga selle segamine selle vokaalosaga, ma ei saanudki aru, mis stiilis laulmise osa seal oli ja kui ma laulmise nagu referentspunktid, mis mul pähe tekkisid, see hääl, see nii-öelda laulmine meenutas mulle mingisuguse kellegi tuttava inimese rääkimist, pigem kui ma saaks öelda, et ma olen... Reklaamifirmas töötab muidu, see tuttav inimene. Reklaamifirma. Nagu mingi reklaamifirma mehe jutt. Jah, võimalik. Ma ei püüdnud kinni mingit naljakas on öelda, jah, mingit muusikat arvustades, et ta räägib nagu mu üks tuttav, aga praegu mul tuleb seda öelda. Ja siis Siil, kes sinna Aafrikasse saadeti, see on siis viide sellele Eesti sellele reiviskenele, kes käivad oma Siiliga, on käinud seal Burning Manil, eks ole ju, korduvalt ja nüüd sellel aastal mindi selle Burning Mani ma ei tea, kas nüüd Koopia festivalile või Frantsiis festivalile, seda ma täpselt ei tea, pole nii sügavalt huvi tundnud, aga midagi sarnast siis tehti seal Aafrika kõrbes. Aga nemad laulsid vihmametsade loomades siin. See on selline võib-olla odav AI, mida kasutati. Võiks ikka ära registreerida. Võib-olla nagu tobe viriseda sellise õpetaja seisukoha pealt, vaata keegi, kunagi oli üks laul, kus räägiti, et Hispaania on kaugel ookeani taga, see on põhimõtteliselt siin loos on samasugune efekt seal Sahara kõrbes, no see muusika oli ka ju siis kõrberokk, eks ole ju, seal ei ole gorillasid, ninasarvikuid ja antiloope, ei ole, seal on kaamlid, Seal won't survive ja siis on mingisugused kõrbehiired vast ja skorpionid, üsna igav üksluine selskond, selliseid lõbusad loomid nagu gorillad. Kas gorillad on Aafrikas? Kas nemad ei ole ka mitte Aasias või? Ei, gorillad on Aafrikas. On jah? 100% või? On küll jah. Või aga Lõuna-Ameerikas? Olgu, jätame nad praegu sinna paika. Ei, samas pane AI tööle, ütleb kohe. Aafrika on riik. Manner, Aafrika manner. Sellele, mind häiris see, et siin nagu oli lihtsalt üks suur Aafrika. Ma ei tea, miks. No üks suur Euroopa, üks suur Ameerika, üks suur Aafrika. Ei, jah. Üks suur Aasia. Nii ta on lihtsalt, ma tean. See oli lihtsalt natuke totakas, ütleme niimoodi. Aga tahetud on biolugu teha ja teine asi on veel see, et kuidas see kõrberokk ja siis bombillaslik selline muidu rege olnud üks.
vist jah, pop-taab, midagi siukest. Pop-taab, jah. Et kuidas, kas see musa on ka nüüd nendes Burning Man stiilis festivalidel nagu üleval või olgu, ma lõpetan oma jutu andes 6 punkti. Ja paus oli enne seda 6. Kadri? Mina lähtun alati kõigepealt sellest, kuidas mul on enesetunne ja enesetunne kajastub eelkõige füüsilises olemises ja see oli üsna rahulik tunne ja selles mõttes üldiselt sellise muusika ja regeviitega mul on ka hästi, et nagu viib mind on sellise maailma muusikaga üsna lihtne viia sinna, kuhu on plaanis. Ja sest, et minu pärimusjuur ikkagi on oma töö teinud alateaduse tasandil. Aga ütleme, mille puhul ma ikkagi, mis nagu võib osutuda takistuseks, on see, et kui pärimusmuusikas, see, mida sa enda eest näed, näiteks ma ei tea, näed siili ja näed mingeid mehi ja mingeid ma ei tea, mingid tegelaskujusid, sa paned laulu sisse, aga seal on nagu kosta, et sa teed seda selles hetkes ja siis laul võibki olla nagu hilisemal vaatluse selline narratiivi mõttes arusaamatu aga kui seda minna niimoodi stuudiosse tõsiselt salvestama, siis mina nüüd selle hääle koha pealt ja hääle salvestuse koha pealt ütleks, et see tämber ei kandnud nagu seda sama sõnumit, et teil oli nagu korralikult niimoodi lauldud, aga sellised sõnad pigem nagu, kui nad üldse sünnivad, siis sünnivad nagu spontaansest loo jutustusest kusagil sündmuste keskel ja siis ta nagu on õigustatud. Aga kui seda ei võeta laivis üles seal samas põllu peal, siis ta nagu stuudios nagu võib pentsikult nagu kuidagi kõlada, et see nagu ei ole päris see narratiiv, mida ma nagu niimoodi viitsiks nagu plaadi pealt kuulata ja kui panna sinna, siis peaks nagu juba üritama salvestada seda häält nii, et ma jään uskuma, et te olete põllul või siis seal kõrbes või see, et nagu siis ma ma veel täiendaksin, vaata, see on selline heatuju muusika, on ju. Ja siis ma tahan, et nad peaksid ka siis alati lava peal, isegi kui neil on halb tuju, nad peavad ikkagi panema mind uskuma, et neil on hea tuju. Just täpselt, see osa oli puudu siin ja kui juba lauldavat pilliga sa võid veel natukene, kuigi ka raske on nagu petta ära, aga häälega lihtsalt ei peta seda ära, et kui sa hakkad iga korrektselt seal midagi tegema. Et see nagu võttis natuke kinni, et neid sõnu ma ei oleks tahtnud panna tähele, aga panin. Või siis nagu kuidagi oleks tahtnud, et mul oleks hakanud neist nagu lõbus. Aga samas, kui ma kuulan oma keha, mis ütleb, et mul oli chill ja tore, siis ja üleüldse tegelikult on päris pillidega mängitud muusika, siis ikkagi mu süda nagu ka avaneb võib-olla teise koha pealt ja ei olnud ju halvasti midagi siin tehtud, et oli kõik nagu korrektne, aga minagi mõtlesin, et see 6 on võib-olla see koht, et esimene hinne ka mida anda, ja mina mõtlen alati, et iga hinne on ju väärt, et 1 on number ja 2 on et 6 on väga, väga hea. Siis kui poiss tuleb või ma ei tea, kes teil koolist tulema hakkab, aga siis ta räägib ka, et see on number lihtsalt, et kui hakatakse hindeid andma. Ei, see kusagil peab alustama. Et ma alustasin praegu 2, et püüdsid ära nüüd siis. Siin on lihtsalt see, et hiljem ei saa parandada, aga nii see on. Tõsi. Merit, Pompillas, vana lemmik. Mäletan neid ajast vist äkki, kui Eesti Top 7 oli veel ekraanil ka, siis mingisugused videod. Kamsunite ja villaste mütsidega. Ja mingil hetkel vist üks nendest liikmetest hakkas tegema seda jõledat, ma ütlen ausalt, see on jõle räpina Jack vist. Okay. Ja siis ma saan aru, et selle viimase tuules on nüüd siis uuesti õhk sisse lükatud selle Pompillase projektile. Olen selle korra kuulan, mulle ei meeldi süüksed sihilikult nakatava rõõmuga mõnusat olekut nagu propageerivad lood. See Sahara kõrberokki sound, millest Siim rääkis, mulle iseenesest nagu eraldiseisvalt võttes, nagu mulle meeldib see, mingil hetkel ka kuulanud päriselt tollest piirkonnast mandrilt pärit muusikat. Aga jah, siin see ma ei tea, neid laulusõnu, mis nagu nad võiksid
kuskil laste ringlauluna töötada, aga need on ikkagi suhteliselt lolli mulje jätavad ja võtavad tõsiselt võetavusest. Nii et kui nad sulle pulma tulevad esinema, siis sa ütled, et laulja, mine lavalt ära, et bändlas mängida. Seda võib vist olla, jah. Saab tellida ju. Aga tahaks ilma lauljat. Aga pulmad näiteks ongi see koht, kus tegelikult pärimuses nagu need tekstid sünnivad, ei ole kõik fikseeritud, väga palju sünnib selle järgi. Minu enda ema on niimoodi, improviseerid pidudel, ma seda kõrvalt kõike näinud. Nad ongi, sa paned täpselt kõik järjest, keda sa paned laulu, see nagu, ja see on see hetk, et kui sa selle saad üles salvestud, siis ma nagu näen seda mõtet. Aga see, et ma teen sellest korrektse, ma olen nõus, aga pulmas tegelikult võib töötada. See süke kultuuriline sihitus seal või, mida, et sul on ühelt poolt see siilipeo, mis on üldse nagu nimelik kontsept, ma isegi ei ürita süveneda sinna, ja siis on Afrika ja siis on tegelikult see nagu see varasem pombillas, mis paigutab hoopis teise kohta. Otsustage ära. Mis te ei soeta. Aga mulle see ei istu tegelikult 4. Jah, selline tõepoolest hästi see hea tujulisus ja meeleolu on tõesti selline sobilik lasteaia lõpupeole, nagu sa viitasid, Merit, või siis, et see toimub kuskil uue kommipoe avamisel. Mis on, ja siis need laulusõnad minu arust peegeldavad sükest inimest, kes piikis 9. klassis ja teab geograafiast täpselt nii palju, kui sinna maani õpetati. Ja väga huvitav oleks tealt kuulda, mida sinu võitluskaaslane kurb tüdruk Johanna, kes on suur kõrberocki fänn, kuidas tema aplodeerib sellele, et kõrberock on jõudnud Eestisse just niimoodi? Pombillas saadame saadame siili Afrikasse 16 punkti, saadame CD Afrikasse, tema on CD. Kuradi jaan oli, jah. Väga hea. Tell you, but I
mõtlesin, et mängin teile uut Taylor Swifti või siis Madonnat või kui neid uusi lugusid läbi kuulasin, need olid kõik nii igavad ja tüütud, siis mul tuli meelde, et ma ühel päeval sattusin sellise täiesti vähetuntud R&B lauljatari otsa nagu Nomi, kirjutatakse punktiga lõpus. Tema siuke toore soundiga R&B ja see on EP nimilugu Sweet Talk. Kus see toores sound oli? Paneme otsas peale. Trummi sound, toores. Kui ma siin enne, kui see lugu mängis, küsisin, et kas see on soolt, kas see on... See gitarr. See gitarr on nii esil, kuivalt. No, ja sellega ma olen nõus, aga selles mõttes, et need mingid see... Et see ei ole toores, siis no okei. Selle nägu, okay. Selle nagu miksi nägu ei ole ikkagi liiga palju läinud sooltist minu jaoks erinev, kes on ka minust suhteliselt toores kohati. Soolt on puhtam. Puhtam produktsioonilt kindlasti. Sama sarnane kuivus on seal, see on tõsi. Aga seal ei naljalt ei plärise midagi. Ja, aga need trummid meeldisid. Siin bassid ja trummid ja isegi gitarr kohati on ikkagi üle võimendatud. Aga mu jaoks natuke võib-olla juba halb märk see, et ma mingite muude asjadega hakkasin seda liiga konkreetselt kõrvutama. Kuigi nagu selles mõttes, et kaunis vokaal, väga nauditav kuulata. Kõik see instrumentaalmäng ka väga nauditav kuulata, aga lihtsalt ma juba olen mingisugused asjad ilmselt selle jutu käigus ka ära unustanud, mis seal toimusid veel vähem nagu homme, kas mäletan midagi sellest. Ja 6 punkti lugu on see. Sama palju siis kui Pombillasele, aitäh. Ei andnud, ma andsin 4 Pombillas. Oi jummal küll, ainult ma ajasin sassi, sorry. Kadri. R&B-ga satud üldse kokku? Jaa, ma satun kõikide stiilidega, ma arvan, kokku. Sest et mul ei ole nagu, ütleme, sellist stiililist valikut ka seest poolt kuidagi ei ole nagu kunagi selge olnud. Ma igal aastal vist vahetan oma stiili. Ja isegi iga nädal vahel, sõltuvalt perioodist. Aga seda lugu kuuleks hea meelega playlistis. Mulle meeldib väga autoga sõita, et oleneb jälle funktsioonist, et see on selline hea minekuga. Ta nagu kõige paremas mõttes ei viigi kuhugi kohale, pigem siuke saateks muusika, aga ta ei riku ka tuju ära. Seal see trummisound ja just see toorus, mida sina trummisoundis välja teid, see sümpatiseeris minu jaoks samuti. Aga minu jaoks võib see kontrast selle ülikliinilise kidrasoundiga seal ees, mis oli väga ka kliiniliselt, rütmiliselt liiga täpselt mu jaoks mängitud. See natuke tõmbas nagu sinna igava poole liiga ära, et kui ma kuulsin seda sama kitarririffi nagu identsena copy-paste, siis ma panen alati copy-paste'i tähele. Sellepärast ma ise copy-paste'i ei kasuta näiteks produktsioonis nagu liiga palju, kui tegelikult üldse vist ei kasutagi. Et see nagu lõpus, kui see viimane kord tuli see gitarr, siis ma mõtlesin, vaata oleks võinud selle ikkagi natukene mängida lohakamalt või midagi selle soundiga teha. Et aga üldine miksi pilt oli ju väga selline rahuldust pakkuv ja nagu ja laulja vokaal ka võib-olla nagu mingid fraasid olid nagu liiga selle nii-öelda, ta tahtis selle sama tämbri juurde jääda, et ma oleks nagu eelistanud loo jutustamist selle tämbri juurde jäämise asemel. Aga samas mõned sõnad, mina nimetan neid konks sõnadeks, nagu tal oli seal ühes kohas mingi you don't have to speak, et kui juba nagu kuskil narratiivis hüppab nagu selline koht välja, siis on väga tugev nagu moment olnud minu jaoks ja see kõik töötab hästi kokku. Ma saan aru, ma täpselt sama punkti ei saa anda või? Ma saab anda sama punkti? Ei ole siis ma punkti natsid ei ole täna siin. Siis mitte punkti natsin, aga mina, et ma nagu ei taha see olla ja siis ma annan sinna ka 6. Lahed sa ära tunned, kus on kopeeritud, kleebitud niimoodi sama salvestist põhimõtteliselt. See on normaalne professionaali tunnus.
jaa, aga ma ei ole selle peale mõelnud. Ja see ongi tegelikult maitse küsimus, et väga paljud teevadki seda teadlikult ja tahtlikult just nagu see ongi nii-öelda nende käekiri ja siis teised jälle täpselt, isegi kui on kordus, siis nad ikkagi ei palun ära kopeeri, vaid ma pigem mängin seda otsast lõpuni. Ja sest vokaaliga küll. Ja siis tekib sinna tahast tõmbata mingi loks ikkagi sisse. Seal on mingi loks, mida sa ei saa nagu planeerida matemaatiliselt isegi oma mängu sisse ka metronomiga koos mängides, vaid see lihtsalt inimlikkus on seal sees, nii nagu keegi ei suuda korrata isegi oma sõna või oma nime mitte kunagi identselt, lihtsalt ei saa seda jälle võimalik teha. Üks lemmik muusika podcasti osasi oli see, kus oli sellel Questlaul oli külas Jam & Louis, põhi R&B omaaegsed produtsendid ja nad rääkisid, kuidas nad seda tol ajal veel eriti uudset soundi tegid, mis tänapäevaks on standard, et nad ka kõik need sündikäigud ja edasi, mis tänapäeval on lihtne, eks, et arvuti mängib neid sünte või siis trumme kopeerida, aga nad mängisid trummimasinad ka käsitsi. Ja kui tuli break, eks, siis tegid käsitsi ja siis kuuladki, eks, et tegelikult on selline masinlik muusika, aga sellel kõigil on see mingisugune loks või mingi loomulik või inimlikkus sees ja teeb selle ekstra heaks. Et see on pikem teema võib-olla. Siim saaks meile Jam & Lewisest muidugi palju rääkida. Aga see selline toorepoolne uus R&B going. No võt, mulle tekitaski vähemalt esimesel kohtumisel selle looga just praegu tekitas mulle probleeme see trummide sound ja trummipartii kuidagi võrdleksin seda sellise olukorraga, et ma proovin sellest loost aru saada, kuulata, aga ma hästi ei saa, sest ma pean tegelema tasakaalu hoidmisega või enda nagu keskendununa hoidmisega, et nagu ma oleks selle rula peal või tasakaalu liikuri peal ja sõidaks mööda munakive, täpselt sellise tunde tekitas see trummide sound, mis oli nii kõrgel ka ja neid fille täis ja rubises mul siin all. Ja minu arust kuidagi see trummid, nad ei olnud funkid minu meelest. See nagu funkisus oleks võinud seal teravam, täpsem olla, siis tahtsid maitsekad olla pigem ikka. See on asi, mis mulle muusikas ei meeldi. Kui on proovitud liiga maitsekas olla. Ma ei tea, Nomi teisi lugus ei ole kuulanud, kas tal on kõikides palades selline trummimasinaga on enamus. Toorete trummide sound, mis täidab hästi palju. Ei, see Aafrika nimega produtsent, kes tal on, see lihtsalt oskab trummiga mängida, tundub. Ja siis tegi ühe loo trummidega. Okei. Igal juhul ma ei saanud seda lugu praegu väga kätte, kõik muud elemendid olid seal mulle väga sümpaatsed, aga näiteks meloodiat, ma ei saanudki aru täpselt, mis meloodias see oli. Ja R&B lugudes lauldult meloodia on oluline asi, mis mulle võiks nagu muljet avaldada ja tüki seest endale haarata, aga praegu seda juhtunud ja just häiris see rubisev trumm. Sellegi poolest ma panen 6 punkti. Ei, ma panen 7. Pead Siim tegema oma onomatopoeetilist sõnade kogumikku, nagu sa eest kasutasid 2 sellist, mida ma ei ole kuulnud. 19 punkti. Nomi ning Sweet Talk, aeg kuulata jälle värsket Eesti muusikat. Try to be good.
see on värske Vera Wise, nende EP What a Little Girls Made Of ja seal on siis 2 pala. Meie kuulasime Tell Me't ja kummastki siis raadioversioon ja siis 10-minutiline tavaversioon siis. Et põhimõtteliselt saab ette kujutada siis, kuidas ta 10-minutilisena mõjub. Siim. Jaa, hüpnagoogiline hüpnopop. Töötas kõik seal täpselt õigesti, täpselt seda sorti muusika ka, mida ma olen kunagi väga suurtes kogustes kuulanud ja nautinud ja praegu oli ka okei, aga ta ei esita, see muusika ei esita mulle enam mingisuguseid nagu neid väljakutseid, et ma peaks otsima, leidma, jõudma millegile veel, et ta mulle meeldiks, ta nagu lihtsasti kohe täiesti arusaadav, ma olen sellega muusikaga tuttav, sõber ja ma tean teda täpselt, aga noh, see ongi kõik, et ma ei pea kahjuks pingutama, see pingutus võib-olla... Sa just rääkisid, kuidas sul eelmisel loojal see pingutus häiris sind, et sa olid nagu rula peal või munakivide peal vanalinnas kõndimas kõrge kontsertingadega. Ja, aga see pingutus ongi, see pingutus muusika kuulamisel ongi see, et see asi, mingi element või terve lugu sind alguses häirib, sa pingutad esimesel kuulamisel, teisel, 3., 4., võib-olla pingutad 20. kuulamiseni välja ja siis sa jõuad sinna, et see lugu hakkab sulle väga meeldima, võid jõudagi sinna, et see lugu hakkab sulle väga vastu. Aga sa oled nagu aktiivselt ikkagi nagu tegevuses, aga ma praegu selle looga mul ei olnud aktiivset tegevust. Kas ma nüüd selgitasin ennast paremini sulle? Ja, selles pingutamisest rääkisid nagu millestki ka negatiivsest nii-öelda. Sa ei saanud ikka aru, mis ma rääkisin. Sain aru ju, sain ju, aga sa rääkisid sellest pingutusest, oligi see, et sa, kui sa eelmine kord rääkisid pingutusest, sa rääkisid nagu, et see on midagi, mis oli sulle nagu halb. Jaa, pingutamine kui selline, proovisin praegu eelmise jutuks, et ei ole kindlasti per see, pingutamine see ei ole kindlasti halb. Aga siis ta võib pingutamine võib pakkuda ka naudingu. Jaa, selge, nii et aga siis, kui pingutama ei pea, siis see on per see. Mis see on? See on natkine igav, saad aru. Selles mõttes, et see, jah, mul ei ole vaja millestki üle ronida, saad aru. Aga see kõik kõlas täpselt mu hingekeeli puudutavalt õigetesse kohtadesse. Said aru? Ei, mina ei saa mitte millestki aru, mis sa räägid muidugi. 8 punkti. Sellest, no näed, see annab 8. Ikkagi siis puudutas hoolimata pingutuse puudusest. Kadri, kuidas sulle pingutasid? Pidid pingutama? No minu jaoks on kahte eri sorti pingutustest oli juttu. Mul on tunne, et ma nagu adusin ära vist kuidagi, millest on jutt. Mina kujutan küll väga hästi ka seda 10-minutilist pala ette kusagil hallipeol ja mingisugustel sellistel vastavatel kellaaegadel täitsa hästi. Kindlasti tahaks tunnustada nende võib-olla harmooniliste, võib-olla mitte nii teadlikult võetud riskide osas, aga siiski riskantse, alternatiivse, harmoonilise lõpptulemi osas, eks ju. Et mulle nagu riskid meeldivad, see üldiselt pakub põnevust, aga siin võib-olla see jäi nagu korduma. Ja ühel hetkel nagu narratiivi arenenud. Mina igas loos ikkagi, isegi kui ma nagu lähen iseenda sisse nagu rändama või sellist tripimuusikas, ma panen väga hästi tähele, et kui on nagu pigem nagu meditatiivne suund, mis on valinud ühe emotsionaalse plaani, siis seal sees toimub ikkagi mingi laine.
see lainel on mingi pikkus, kuhugi ta suundub, et siin nagu see laine tegelikult jäi selle nagu ühele kõrgusele, aga laine oma loomult peaks nagu liikuma edasi, et see on võib-olla midagi, mis vajab veel nagu küpsemist. Ja teine, siin on mina ikkagi laulja selle laulu hääle koha pealt, ma alati, kui ma inimhäält kuulen, siis ma ikkagi hakkan tähele panema jälle, mis on korduses, mis on nagu tundega ja nagu läbitöötatult näitleja meisterlikkuse nagu mõttes ka, et seal on nagu see ausus on sees. Seal oli paar momenti, mis kõlasid usutavalt, aga siis olid need korduma jäävad, need nii-öelda sellised kaardid, et on see huvitav sound ja õnneks ma tunnetuslikult nagu sain sellest emotsioonist aru, mida minus üritatakse võib-olla avada, aga kuna see ei arenenud kuhugi, siis nagu ma ei suutnud enam nagu korduses andeks anda iga kord, kui tuli see sama selle tämbriga tselmi, milles ei olnud tämber ja sõnum ei läinud nagu kokku, siis hakkas mind nagu natukene ära väsitama, et kui see mõnikord juhtub, see on arusaadav, kui see on terve salvestuse kestel tuleb uuesti vahepeal, et siis ma nagu nii-öelda, ma ei tea, pedagoogina ütleks, et läheks stuudiosse tagasi ja nüüd vaataks ikkagi, et kuhu see laul minema peab ja mida sa sellega teha tahad, aga materjali ma tunnustaks ja riskivõtmist ka tunnustaks ja produktsioon on kindlasti omanäoline ja see on ka väärtus omaette, et keegi leiutab midagi värsket. Aga mingisugune teatav selline nagu kuidas nüüd öelda, selline vastavale žanrile omane mingisugused sinna kasti kuuluvad komponendid jäidki sinna samma kasti, et vaata see on nagu, et justkui keegi on nagu hästi selgelt kastis väljas, siis ta on sellest teisest kastis lihtsalt. Vahel see kastist väljas ei mõju nagu väljas, vaid mõjub lihtsalt, et tal on endal mingi kast, millest ta läheb välja, aga ta ise ei tea, et ta läks teise kasti. Vahel võib niimoodi juhtuda ja siin nagu oli neid momente, kus vabandust, kui ma olen liiga nagu kriitiline või karm, aga jah, mul selle hindega on küll nüüd raske, et riski eest ma paneks nagu 8, aga selle eest, kuidas see mulle mõjus jällegi 5, eks ole, mida teha? 7, okei, 6. Ei, 7. Siis ma olen nagu kõigile sama hindanud, et see nagu ei lähe. See nagu mängu ilu mõttes nagu on lihtsalt liiga igav. Ikka oleks ikka ühel lainel. Vaata, millest sa just rääkis. Siis ongi asi, mida kogu aeg üks sama number. Aastaid hiljemgi meenutada, et Kadri Vorand käis ta pani ainult ühe ringi. 6. No tegelikult, kui ma olen aus, siis see on 6. Kui ma nüüd ausalt räägin, ma siiamaani siin tegin teile ilusalt silmi, aga muidu, kui ma nüüd ausalt, Merit, kas sa räägid ausalt? Ma arvan, ma olen ausam kui mõnes teises saates. Ma olen ausam kui sina või midagi selline. Mina olen ausam. Ei ole, mina olen ausam. Olgu. Mulle meeldivad lood, mis on natuke ka sellise vastiku limase moega, nagu see oli, sest Vera Weiss varem on võib-olla natukene helgemat toonides olnud, aga siin oli mingit sükest nälk ja energiat, mis mulle meeldis. ja see süke hüpnootiline korduvus. Hispaania need nälkjad on meil, mis... Lusitaania teod. Nende hümn või? Reklaam võiks olla, nende reklaam. Võiks proovida, jah. Sükse visulli. Ma arvan, ja ma juba näen, et see sobib. Ma tegelikult näen. Peab neile ette panema selle idee. Et mulle see hüpnootiline korduvus meeldis, üldse ei taha süksid nõmedalt inglise keelest üle võetud sõnu kasutada, aga ma paremat ei leidnud, et see mõjus mulle süke cerebraalselt, et kõditab sealt kuskilt ja selle nagu viib mul on praegu võib-olla sükest stabiilset, mõnusat olekut vaja ja see lugu pakkus mulle seda, et ma annaks 8. Jah. Mul jäi ennem ütlemata, sest tõugati oma jutu pealt
maha, et see lugu, selles loos oli ka lihtsalt hästi pikk selline suur ootus, ta mõjus kui sissejuhatus pikemale rännakule. Ja mina veel siin täienduseks sellele, et see emotsioon siuke nagu, et selle koha pealt ma unustasin ka nagu öelda veel, et väike tunnustus ka selles kategoorias, et ikka julgetakse valida aeg-ajalt ka emotsionaalset plaani, mis ei ole nii meeldiv, et sest kuidas sa nagu ikka julge kuulaja tahab avada erinevaid ja minu meelest on absoluutselt kõik emotsionaalsed plaanid vajalikud. Et ei pea nagu valima ainult turvalisi. Absoluutselt. Ja selle koha pealt ka kiitus igati. Et ja eriti kui on selline nagu sellist tüüpi võib-olla, ma kujutan just seda laivis nagu samamoodi pikema siis seansina nagu ette, et seal annaks nagu mõnusalt sisse ennast kammida, et kui see nüüd läheb, on ju, kui ta leiab oma suure laine sees oma koha. Veera Vaist, Helmits Helmi ja 22 punkti. Tundub, et nende selle maailmas on see sireenid on nagu niimoodi, nagu need algselt muinasjutus olid sellised veits pahad ka, mitte ainult ilust. ameeriklane Romare ja tema värske singel Computer Love. Mis sa Merit siin loo ajal rääkisid, et sa oled seda juba oma saates mänginud? Assu. Räägi meile siis Romarest. Temast ma ei tea liiga palju, ma olen lihtsalt
juhtunud tema lugusid mängime, need kuidagi hüppavad mingil hetkel Bandcampist mulle silme ette, siis ma kuulan ja panen saatesse, vaatan, et täitsa okei, see lugu on ka täitsa okei, mulle meeldib tema suhteliselt siuke tava, nagu mitte midagi liiga palju öelda sooviv, kuidagi mitte esile tungimatu siuke tegumood võib öelda vist, et ilmselt ka natuke see, et seal on mingisugune 90-ndate see pägines sees, mis on ka mul siuke üks meelis sound võib-olla üldises pildis, kui ma mõtlen, mis ikka nagu playlistis niimoodi kümneid aastaid püsivad. Aga võib-olla see, millele ma nüüd suutsin võib-olla rohkem süveneda kui siis, kui ma ise seda saates mängisin, et ta tegelikult mitmel korral muudab seda, kuhu ta liigub või nagu seal on mingisugused suunamuutused, mis mulle võib-olla nii väga ei meeldi, et niisugune staatilisem olekust seal alguses on, et siis tundub mulle kuidagi terviklikum kui see, et nagu veidi ennast mingil hetkel nagu niimoodi laiali paisata, mingid oksad kuhugile mujale küünitada, et see võib-olla võttis natuke seda vaimustust maha. Aga minust meeldib kuulamine 7 punkti. 7 on kirjas. Kadri, jälle kordavad üks ja sama. Korduv ja korduv. Siin ma just mõtlesin, et mis kuidagi sattusin selle küsimuse peale, et mis on seisundi muusika ja jõudsin ikkagi sinna, et täiesti mõttet on sellele vastata, et üritada sellele vastata, aga see kutsus minust sellise küsimuse esile, et see on nagu fakt. Ja see vokaal siin kõige paremas mõttes ei teinud nagu väga palju. Võib-olla ma oleks siis veelgi vähem sellega teinud, võib-olla mingisuguste toetavate efektide abil teda kusagile miksis lükanud tahapoole või kuidagi nagu lõhki selle soundi keerand, et võtta sealt võib-olla mingid infokomponendid veelgi välja. Sest et kogu see tervik kokku kutsus esile ikkagi sellise kindla suunaga seisundi ja sellest ka see küsimus, mis ma kujutan ette, et kui seda lugu niimoodi seisundi tarbeks tarbida, siis ta paigutub nagu sellest tänases tabelis mul nagu vist kõigi ülemisele kohale. Aga võib-olla just, jah. Kas Tooja ainult ei sämpelda või? Ei ole tal ainult kõik sämplid või? Seal on kõike nagu ikka tänapäeval. Ta teeb ju mingeid muid asju ka, nagu mingid tšuki ja... See on huvitav, et mõnikord see ongi see, et mõnel puhul see korduvus hakkab tööle ja on kasuks. Sõltub, mida korratakse. Jah, et ja kuidagi ka, kui selles korduses nüansid ei tule esile, et see soundi nagu... Soundi osa mängib siin palju, et kas sound toob nagu viimse kui kõla detaili esile, siis tuleb see korduvus esile, aga kui see sound on selline mõnusalt ümar kõikides kihtides, mida ta minu jaoks siin pike molli, mis on võib-olla nagu vastuoluline, sest seal oli erinevaid efekte, aga kokkumõjusta mulle pigem sellise kerge palana, mis on lihtsalt üks seisund, natukene võib-olla nagu see tänase päeva teine lugu, mis ka justkui nagu oli hea nagu autosõidu mõttes, et ta ei alga kusagilt ja ei lõppe ka, et on nagu mul ei teki nagu peale seda lugu mingisugust kohale jõudmise tunnet ega ka vajadust, vaid ma võiks nagu jätkata, aga ma ei tegele selle muusikaga. Et see, jah, ma ei tea, jällegi keha ütleb, pane 7 ja pole nagu mõistus, mis vastu vaidleks. Midagi nagu paha ei öelda, aga ma nagu selle vokaali produtseerimise mõttes tahaks minna sinna stuudiosse natukene
proovida üht koma teist, et seda nagu saaks parendada küll, sellest ka ikkagi osad punktid jäävad siin andmata. No, et nii. Emotsionaalses plaanis vokaal midagi ütle, siis oleks võinud veelgi vähem öelda, ütleme nii. 7. Jah. Siim, sinu kiusamiseks pandud kaasa. Ma just tahtsin küsida, et kas kiusad mind? Ei, et kas sa oled otsustanud nagu nüüd üsna sagedasti inimesi uue aja trip-hopiga piinata või jah, täpsemalt ainult, jah, mind. Ja mind ausalt see lugu ärritas mind väga, see on seda sorti kuulamine, et kui muusika kuulamine ei ole nagu mingi uute maailmade avastamine ja nauding, vaid muusika kuulamine ongi töö, see on nagu väga raske asi ja see oli täpselt 90ndate esimese poole olukord, selline post-massive attacki popmuusika, sa oled kuskil see on rohkem nagu Moby tegelikult. Moby oligi post-massive attack. Moby oli enne ikka. Aga okei. Oled see kindel või? Jah, ja see MTV mängib lihtsalt taustaks, see lugu tuleb iga tunni aja tagant. Ei ole koht, kuhu ma tahan tagasi minna. Ja siin mind ärritas veel, võt just nimelt see, et ma saan aru, et see on nagu kokku samplitud. Mis see on siis nüüd? Üle 40 aastat samplimist juba on olnud siin, et nagu ei jaksa, eriti või veel kui minu arust see tema see positsioon ongi, näete, vaadake, kui huvitavad asju mul on kokku sämplinud. Ja, ma saan aru. See tüüp muidu ise on selline, näeb välja nagu mingi, pikad juustega, selline nagu mingi, võiks olla mingi metalbändi, mingi bassimees, nagu vähemalt osa piltide peal on selline hevimehe välimusega tüüp, suhteliselt noor, mingisugusest, võib-olla on ikkagi MTV-d ka kunagi näinud, aga pigem mitte. Ja et mul tekibki siin küsimus, et miks mingisugused noored inimesed sellised hipsteri välimusega tatid tegelikult teevad muusikat, mida sa kirjeldasid, eks ju, seda maailma, kuhu sa ei taha minna, neil ei ole sellega nagu niisugust sina tutvust ei ole, nad on seda nagu kuulnud võib-olla oma vanematelt või midagi või näinud, eks ju, kui mõni, kes tahab sinna aega tagasi minna videolintide pealt, vaatab mingid MTV saateid või midagi, puutub niimoodi kokku, äkki vaatab YouTube'ist, aga et mõtled selle peale, miks näiteks need mingid noored sellist, tegelikult põhimõtteliselt ju igavat muusikat teevad. Et sa ei näe seal, et see on äkki nagu mingi protest selle igasuguse kireva sirusäru ja värgi koht, et on nagu see on nagu selline ma ei usu seda, et see on protest, sellepärast, et tänapäeval on nii palju muusikat ja sa saad ise nii palju iseseisvalt valida ja kuulata muusikat, et sul ei ma arvan, et sul ei teki seda protesti vajadust, et see sulle ebameeldiv muusika ei võta vägivaldselt su ruumi su ümbert ära, et sul tekib tahtmine aga seda teha. Aga minu arust see Romare on juba about 15 aastat. Okei, aga see need on küll ja küll neid teisi samasugused, aga see nii-öelda see vastandumine teistega tekib ju koolis, eks ju? Mulle tundub, et seal on nagu põhjusi võib-olla erinevaid, et miks võib-olla mõni selline pala lihtsalt sisaldab vähe komponente ja need korduvad, et see võib olla suur vajadus, aga see võib olla ka lihtsalt, võib-olla ma siinkohal olen nagu panen jõhkralt mööda, aga kui ma nagu mängin aeg-ajalt kitarri, ma ei oska üldse seda pilli mängida. Siis kui ma võtan kätte, kui ma võtan kätte, seal isegi kontserdil ma annan endale absoluutselt aru, et ma ei oska. Aga kuna ma nii harva mängin seda pilli, siis need 3 nooti minu jaoks kõlavad nagu suurepäraselt ja ma võin neid korrata nagu tund aega hästi kaif on olla ja siis ma isegi tahan neid minna lavale esitama, samas kui ma ise
kuulaks kedagi nagu päris kitaristi nüüd 3 nooti. Selle ATH tableti asemel. jah, umbes nii võib ka mõelda, on ju, aga kui ma kuulaks nagu professionaali, siis ilmselt ma ei viitsiks, aga see ongi see ka, et kui sul on nagu on vahendid ja sa oled juba oma minimalistlikesse vahenditesse ära armunud ja me kipume ikkagi oma töövahenditesse, mille me oleme ise loonud, vahel ära armuma kunstnikena, armume oma esimesse nagu mingi, üks asi kõlab nagu sinule endale värskelt ja sa ei tea, et tegelikult maailma mõistes see pole värske. Vaata selle... See võib sinna, sellepärast ka niimoodi juhtuda. Sust vana mees on tegelikult. No. aga... Nimetasid just tatiks, allipäine vana mees. Ta võibki olla lihtsalt väga värvitud, juuksed on värvitud, vaata vuntsid järgi, saad ju aru, et vuntsid peaksid ka eladad olema. Jaa, aga see küsimus on... Aga selles mõttes, et seda jumalast palju on seda ja see selleks. Jaa, noored põlvkonnad avastavadki seda vana muusikat enda jaoks avastavad enda jaoks seda ja nende jaoks on see uus, see on probleem, millest me oleme siin saadetes ka päris palju rääkinud või ka nagu ööklubides olles, kus me ei saa aru, miks mängitakse kas 25 aastat vana väga head muusikat või 25 aastat väga halba muusikat. Mõlemad pidi on ta meie jaoks on ju ummik, aga nende noorte jaoks on ta midagi uut, värsket, avastamisrõõmu pakkuvat ja samamoodi miks mitte nad ei võiks sinna trip-hoppi minna otsima näiteks Host Girli albumil, mida Merit ka saate algus nimetas, seal on ka sellist 90ndate alguse R&B pop stiilis lugusi või taustalt või siis näiteks Sting proovimas trummimasinatega lugu teha, mingit sellist vibe'i. Et jah, käiakse ammutamas seal, et selles mõttes, kui mina olin noor, siis oli küll sedasi, et tegelikult ei käidud vanast muusikast nii palju ammutamas, jah, oli, kõik läks kogu aeg uueks, aga praegu on see, käib uuesti ja, aga kõik ringi. uus on siuke närviline, jah, ja kui ka teise tehnoloogiaga tehtud ja nii edasi. Ja hip-hop, kui ta samples, võt siis oli veel see sample meil tõesti nagu põnev sellel ajal. Ja kui ta samples vana soulis, vana funky jazz ja nii edasi, siis see oli ikkagi veel teistmoodi ja samamoodi kui house-muusika diskot on ju samples. See oli värskem siis uus, aga nüüd on ta juba jah, niimoodi, et ma panen 3. Ja ma teadsin, et sa paned 3. See on iseenesest tõesti huvitav, et noored nagu väga ikkagi ei... Mis see teeb siis nüüd? 17. Suva nendest noortest. Kulge... Huvitav ränt. Huvitav ränt on päris okei bändi nimi. Podcasti nimi veel parem tegelikult. Aga meil on kiiruga veel aega rääkida siia Tuut Stilemansi peale üritustest, mis Tallinnas toimuvad. Mina teen nagu ikka ukse lahti esimesena. Kahjuks pean rääkima ürituses, kus ma ise ka olen, aga mitte selle pärast. Pole esimene kord ka, jah. Ei ole vist, aga vist ikkagi on. Ega sa ei teagi muid kohti Tallinnas. Ma räägin sellest, et Tallinnasse tuleb täna siis reedel meie suur juht ja õpetaja Will Bankhead. Mitte ainult igasuguse elektroonilise muusika vallas oluline graafiline disainer, aga ka tõenäoliselt ühe seiklusrikkama plaadifirma The Trilogy Tapes eestvedaja esmakordselt Eestis. Suur sündmus ja toimub see väikses Ida Raadio baaris. Oota, ta on vanamees. Ja, ta võiks olla 16. Ta on vanamees, jah. Ta on, loodab, et ikka... Kokku kirjutatud. On küll vanamees, jah. Pakun, et mingi siuke nagu Siim umbes sama vanamees. Ja
soovitan midagi lõbusamat. Miks sa arvad, et Will Bankhead ei või lõbus olla? Klubis T3 reedel 13. juuni. Kuldse trio tribuut. Ei, seal alustab oma peosarja mu lemmik interneti kangelane Evert Boom. Ta on mingist oma sünnipäevapeost saanud peokorraldaja DJ Maigu suhu, see maitses talle, nüüd ta alustab T3-s oma peosarja, selle nimi on Moment. Lisaks temale teevad DJ-seti... Hea originaalne nimi. Jah. Teevad seal DJ-seti Maria Kallastu Low Key Legend. Laivi teeb räppar Chillin ja veel teine TikToki sensatsioon, kelle puhul ma ei teagi, mis musa ta teeb. Vibu Nibu. Lae. Juba kihvt. DJ-d ikka tuleb juurde, mitte ei jää vähemaks, nagu võiks. Head soovitust ei olegi. Terminali sünnipäeva koer esineb seal. Kuupäeva panin telefoni juba kinni, aga kohe tuleb äkki 20. Plaadipoe terminali. Jah. Kelle koer? 27. juuni, ilmselt on äkki mingi bänd suven. Tõesti, kelle koer? Poe omaniku koer. Jälle Jaanali. Programmi juhil on seal üks huvitav koer Valgevenest toodud. Tema on ka kohal. See esinebki seal, haugub terve õhtu ja uriseb osa rahva peale. Kadri, sul on äkki soovitada mõnda üritust, kuhu inimesed võiksid minna siin Tallinnas? Me oleme ikkagi Tallinna kesksed siin. Tallinna alla peaaegu kuulub ka Naissaared. Ja, tõsi. Ja mõtleks, et ikkagi, ma arvan, et igale Eesti inimesele kuulub aeg-ajalt ära väike koorimuusika, et vana head Veljatormist saab Naissaarel näiteks. Teike välja sõit ilus selline. Millal? Tallinn kogu aeg paistab. Ma just siin praegu vaatan, et 1. juulil näitab ka, et on kontsert. See on hea mõte sinna minna. Seda ma tahaks küll. Muidugi toimub veel sündmusi 1. juulil ja selle ümbruses. Ja selge see. Meil oli külas Kadri Voorand, aitäh. Ja kus sind esinemas näeb järgmisena? Kus juures tõesti ajalooline moment tulla kuulama mind koos Tallinna Kammerorkestriga. Me esitleme minu plaati, kogu seda meeldivate laulud sinu hoidmiseks, pehmet kogu lugu saab kuulata 3 kontserdil väga meeldivates paikades. Hiiumaal, Saaremaal ja Mandril on Siidrifarmis. Need on juba kohe enne jaanipäeva, järgmine nädalavahetus. Tähendab, enne jaanipäeva 19, 20, 21 juuni. Goodness. Stuudios olid ka Merit Maarits ja Siim Nestor, nemad on muusikakriitikud, mina olen saatejuht Raul Saaremets ja oleme järgmisel nädalal veel korra tagasi ja siis lähme ka meie suveks puhkama ja täname Muusikalinn Tallinnat, Tepslit ja Konvers Eestit. Mina tänan teid väga meeldiva vestluse eest. Aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Paneme selle aplausiga siia lõppu. Head aega. See ei ole küll meile, aga mis siis? Me võtame seda endale. Jah.